imeline pühapäev, kus eile kõlas üks niisugune lause, et kuidas ma tean, et on pühapäev. Vaatasin aknast ja inimesed lähevad kirikusse. Ja täna ongi see päev, kus me läheme kirikusse, kõik rahvas. Kui palju seda näha on, et tohutud massid liiguvad või on see täpselt see koht, et mõned lähevad, vahet ei ole. Aga täna kirikukalendris, mida Luteri kirikukalendris loen mina, on niisugune huvitav valvamispühapäev on täna. Mida küll valvad? Mida küll valvama peaks? Valvaks, et keegi mind ei löö, valvan, et keegi mul või ütleme, nagu mul vaipa alt ära ei tõmba või valvan, et keegi mulle tünga ei tee või valvan, et kellega saaks juttu rääkida, kes mööda läheb, haaran kohe vestlusringi. Mida ma valvan siis tegelikult? Aga Jumala sõna annab selge viite, mida tähendab see valvamispäev. Tegelikult ta ütleb, kui sa oled arukas sulane. Aga see on just tähendamissõna arukale sulasele ja arutule sulasele. Arukale ta ütleb, teie niuded olgu vöötatud ja lambid põlegu. Eks? Nii, täna hommikul, kuidas see eesti keeles kõlab? Tavaliselt mina võin oma elus öelda, ma olen üldse väga vähe kandnud vööd. Jah, see on ju vööd, niuded olgu vöötatud, on ju. Ma olen kandnud ainult rahvariide vööd, kui ma panen rahvariide selga ja siis mõnel üksikul mantlil võib-olla midagi veel. Hommikumantlil ka kasutan vööd. Aga vaata, see ei ole nagu selles, aga see, mida ta tähendab. See, et sa paned ennast valmis. Sa paned, vanasti olid ju need suured särgid, nendele pandi alati mingi vöö peale. Ja tegelikult see tähendab pigem valmisolekut. See tähendab, et nüüd ma olen valmis, ma olen ärganud, ma olen riides, nagu meile öeldakse, jah, ei ütle nii. Pesin hambad ära ja nüüd silmad ja nüüd lähen, eks ole. Et niuded vöötatud ja lambid põlegu. Nii et kui mina ei tea, kuidas sa kodust välja saaksid minna, taskulambiga saad minna, aga laualampi kaasa võtta ei saa, sest see tuleb pistikust jookseb välja ja siis ta ei põle enam, on ju. Kas siin on mõeldud seda? Te olete kuulamas mind ka või? Et ma arvan, et siin on hoopis jutt sellest valgusest, mis tuleb suhtest Jumalaga. Eks? Nii, sina teadsid seda, aga kui ma kirikukalendris sellest lugesin, siis mind see natuke, kas mitte pani nagu mõtlema ja las siis täna olla tänase jutluse pealkiri valvamispühapäev. Mõtle, kui ainult üks päev peab valvama, valvamispühapäeval. Ainult pühapäeviti peab valvama. Edasi ei pea üldse enam valvama, on ju? Tegelikult millegi pärast on pandud selle niisugune nimi, sest ta ütleb, et iga Jumala sõna on väärt meelde tuletamist ja ju siis on täna fookus sellele, et mõelda ka sellele, et meil tuleb ikkagi valvata. Meil tuleb tähele panna, mitte paaniliselt valvata, vaid ma olen valvas, ma teen seda kogu aeg. Ma olen valmis, kui ma olen valmis rääkima Jumala sõna, kui keegi küsib. Ja minu sees on see valgus, mida ma iga päev nagu, ma toidan oma õlilampi iga päev oma Jumala sõnaga. Niisiis, teate, vahel inimesed taotlevad niisugust asja, et teisel on nii hästi läinud, hästi. Ma tahan ka niimoodi teha, nagu tema oleks. Ja ma õpin nüüd tema käes seda malli ja meil oli eile õhtul siin kirikus teatriõhtu, teatrietendus ja lavastaja tunnistas seal lõpus, ta ütleb, et tema eesmärk elus oli varustada oma peret ja see tähendab ühte asja, hakka tegema äri. Ja ta oli teinud igasuguseid ärisid ja need ärid olid tegelikult ta liiva jooksnud. Oli jäänud tühjade pihkudega ja miinustessegi aga igaühe meie sees on ju teatud annid. Osad on meie sees olevad annid, mis on meie hobid, millega me tegeleme lisaks, aga on ju ja ta ütles siin, et tema sees oli kogu aeg mingi tahtmine, mingi siuke tung oli tema sees, see tuletas ennast kogu aeg meelde. Ja igaühe meie sees on annid ja Jumala kartuseks, et Jumala kartuseks on meile antud kõik jõud ja vägi ja et me oleme mõjutajad siin, kus me elame, eks ole, me oleme valguseks.
ja andidega saavad edasi ju, neid saab, meil on annid antud, aga kas need on täiesti küpsed annid? Kujuta ette kunstnikud laps, kes on, ärme teda, ta on lihtsalt siuke and, ise kulgeb. Ja tõesti, kui ta kogu maalib ja maalib ja maalib, siis see ka arendab teda. Aga kui ta veel lisaks õpib midagi, siis see on välja kujundatud and. Ja eile olid meil tõesti, nagu ütleme, professionaalne näitleja ja lavastaja olid siin laval ja siis see lavastaja ütleski niimoodi, et lõpuks, kui ma siis vaidlesin vastu sellele oma annile, lõpuks, kui ma selle anniga tegelema hakkasin, siis sellest sai mu töö, selle hobist sai mu töö ja pärast seda ei ole ma kunagi pidanud enam oma ärile peale maksma. Ja siis mõtled, et kas see on ka tee minu jaoks, eks? Ma usun, et meil kõigil osad on, meie annid on need, mis on nagu minu hobid ja millega ma tegelen nagu kaasa arvatud. Kas kõigil peab see kujunema ametiks? Ma ei ütle seda välja praegu niimoodi. Aga me kõik tahame midagi saavutada. Inimesed näevad väga palju pingutusi, mis iganes saad pühendud oma rahaga, oma ajaga, mille kõigega. Ja üldiselt need, kes on selle suuna peal, et ma tahan kuskile midagi saavutada ja see on see ikka kõrgemale, kaugemale ja põhiliselt ikka rohkem raha ja positsiooni ja austust ja au ja motivatsioon on, kui ainult sellel, siis sa tegelikult tead, kus sa triivid. Sa triivid tegelikult vees, mille all on karid. Sa ei tea, millal sa karile jooksed, sa ei näe vette. Aga kui sinu sees on see valgus, Jumal ütleb, et sinu teerada, tema on su teeraja lamp. Mitte ei võta seda laualampi kaasa, eks ole, teatud kohtades saate ainult ühendada pistikusse. Vaid, et tema on tegelikult Jumala sõna on lamp. Ja sellest, kui sa toitud, siis see valgus on sinu sees. Sa oled ju kindlasti kohtunud inimesi, kes ei võta vastu Jumalat kui allikat elu kõigis aspektides. Nad ütlevad nüüd, loodus on imeline. Nii nauditav on Eestis, on kõik 4 aasta aega, üks vaheldub teisele. Iga kord on nii üllatuslik, see aastaga üllatuslikult äkki tuli talv. Me ju teame, et ta tuleb ja siis me oma kõnepruugis ka, ootamatult tuli talv. Mul ei ole selga panna, mul ei ole alga panna, mitte midagi. Ja looduse sa võtad vastu, mis Jumal on loonud, aga loojat, universumi hoidjat sa ei suuda vastu võtta. Sa isegi ei proovi teda uurida, isegi ei katsu teda nagu maitsta. Aga mina ütlen täna, et söö, mõtiskle selle Jumala sõna üle, mälu seda sõna, tunne selle sõna maitset. Nii nagu me ikka deklareerime ka täna. See on minu piibel. Ma olen see, mis selles on öeldud, ma olen. Ma oman seda, mis selles on öeldud, ma oman. Ma suudan seda, mis selles on öeldud, ma suudan. Ja nüüd ma kuulutan julgelt, mu teadvus on valmis, mu süda on avatud vastu võtma, laitmatut, muutumatut, igavesti elavat seemet Jumala sõna ja see muudab minu elu igavesti Jeesuse Kristuse nimel. Ja mina omakorda palun, et kallis isa, luba mul täna rääkida su sõna rõõmu ja rõõmustamisega ja olla sinuga koos just nimelt selle kalju peal, selle mäe peal. Mitte, et see kalju vajub minu peale oma raskusega, vaid mina ütlen, issand, las mina olla selle kalju peal. Ja selle kinnituseks loeksin kõigepealt Psalm 91, 92, 6 ja 7. Kui suured on Jumal sinu teod, väga sügavad on sinu mõtted. Sõge inimene ei tunne seda ja alp ei saa sellest aru. Kujutad ette? Nagu vastus, mis me siin ennem palvetasime, eks ole. Sõge inimene ei tunne seda, ta ei tunnegi, ta üldse ei huvitugi tundma saamist ja ta ei tunne ka selle pärast. Et ta on nii meeletu ja sõge, aga ta lihtsalt ütleb ära, tead,
teod on niivõrd suured on mu teod. Ja sügavad oma mõtted, sa ei saa iialgi minu mõtteid, Jumala mõtteid teada, kui sul ei ole suhet Jumalaga. Mooses oli mees, kellel oli suhe Jumalaga. Jumal andis talle teada, kuule tead mees, ma lähen neid 2 linna hävitama. Ma ütlen sulle seda, eks? Ja nad arutlesid seal oma vahel. Ta ütleb, räägib meile oma mõtteid, annab meile teada. Niisiis, oled sa olnud, või mina vähemalt enda kohta võin väita, mina olen teatud aeg oma elus olnud väga kirglik ja siis kuidagi see kirg, ma räägin Jumala suhtes, kuidagi nagu vaibub ära ja ma olen terve elu jooksul otsinud võimalust, kuidas Jumalat puudutada või seda Jumala olemist ja Jeesus, kuidas sellega nagu rohkem kokku saada. Ma olen igasuguseid meetodeid katsetanud ja aeg-ajal olen ma olnud ka kõrbes. Ja kui ma seal kõrbes olen, siis mina, kus teiega kõrbes, mina alati mõtlen, et millal see ükskord lõpeb. Kui ma seal kõrbes olen. Millal see niisugune kuiv aeg ükskord lõpeb, eks ju. Ja ometi ütleb sõna, et tema on valguseks mu sees, tema on mu rajale lambiks, jalglambik. Ta on täitsa mu rajale lambiks. Ta näitab valgust mu teerajal. Ei ole võimalik, et kui mina hakkaks näiteks nüüd jooksma, et siis valgus kaob ära mu eest, sest ma olen nii kiiresti. Ja kui sa vahest panedki mööda vales tee otsast, siis see valgus justkui kutsuks sind tagasi. Kuule, ootad siin midagi tegin väga, tihti me saame väga hästi oma sees aru. Kuule, panin mööda, panin valesti. Ma tahan lugeda sinuga koos nüüd, enne ma lugesin lihtsalt siit maha, aga nüüd ma tahan sinuga koos lugeda Aamose kirjast ja 4. peatükist ja pärast loeme 5. ka natuke. Ja 4. 12 ja 13. Kellel on lahti, saab lugeda. Kelle käel kostab siit. 4 ja 12 ja 13. Ma hakkan lugema. Seepärast Iisrael, ma talitan sinuga nõnda, et ma sulle seda teen, siis valmistu Iisrael kohtama oma Jumalat. Kas me ei ole mitte Iisraeliga ühe pulga peal, kes me oleme Jumala vastu võtnud? On ju? Sest vaata, tema on see, kes valmistab mäed ja loob tuule, kes ilmutab inimesele oma mõtteid. Just rääkisime, pisut puudutasin, et kuidas sa tead, mida Jumal mõtleb. Kuidas sa tead, ta ütleb, ta mõtted on niivõrd sügavad. Ja eelmine kord me rääkisime, mis ei ole sul iialgi, mille peale sa ei ole iialgi tulnud, mida kõrv ei ole kuulnud, mida silm ei ole näinud, mis mõtted ei ole ühelgi inimesel päädnud, seda ta sulle ilmutab. Niimoodi teeb Jumal. Ja nüüd ta siin räägib uuesti, Iisrael, minu valitud rahvas. Ma näitan, ma talitan sinuga nõnda, ma toimin sinuga nõnda, et ma sulle seda teen. Aga sina valmistu, jälle seesama, sea ennast valmis, pane vööta ennast, pane ennast valmis. Milleks siis? Milleks pane valmis? Kohtama Jumalat. Just, kohtama oma Jumalat. Kas selleks on sul valmidus? Kohtud oma Jumalaga. Kui Jumal tuleb, Samuel ütles talle, jooksis selle preestri juurde, ütles, mis sa tahtsid? Midagi ei tahtnud. Teist korda veel, mis sa tahtsid? Ta elas, Anna poeg elas templis, eks. Ja 3. kord ütleb talle, mine ja ütle talle, jah, Jumal, ma kuulen sind. Ja siis hakkas tema isiklik. Ta kohtus Jumalat. Ja vahel me võib-olla ei saagi aru. Pange valmis. Sest vaata, tema on see, kes valmistab mäed ja loob tuule. Kes ilmutab inimesele oma mõtteid. Kes teeb koidu ja pimeduse. Ja kes kõnnib maa kõrgendikel. Issand, vägevde Jumal on tema. Nüüd loeme 5. Aamos 5. Ja lihtsalt. Need, kes elektrooniliselt, need peavad natuke sõrmega lükkama. Aga 6. Otsige Issandat, et te jääksite elama.
otsige, valvake, oodake, valmistuge, on ju, niisugused väga tuttavad sõnad eesti keeles ka. Otsige issandat, te jääksite elama, et ta nagu tuli ei tungiks Joosepi kotta ega põletaks seda, ilma et Peetelil oleks kasutajad. Teie, kes te muudate õiguse, kujutage ette, millest siin räägitakse. Räägitakse õigusest, õigusetusest, keegi on õiguse teinud koirohuks, see paisatakse maha, te paiskate maha õigluse. Te olete midagi muutnud, teinud, hea asja olete teinud kibedaks, koirohuks. Õigus on hea asi, õigus kaitseb inimesi. Te olete õiguse teinud koirohuks ja te olete selle täiesti nagu maha visanud selle õigluse, see pole nagu teie eest mitte mingi väärtus. Ja nüüd Jumal läheb nagu teistsuguse lauluga hoopis edasi. Ta hakkab rääkima, sest just lugesime, eelmisest salmist me lugesime, et kui suur ta on, kui mõõtmed ta on, või selles lauludes oli kirjutatud see, et ja suured on tema teod ja sügavad on tema mõtted. Ja siin kordab seda sama mõtet. 8. Tema, kes on teinud sõela ja vardatähed, kes muudab pimeduse hommikuks. No kui sa hakkad nüüd mõtlema, milline võrdlus? Pimeduse hommikuks. Õhtul on täiesti pime, nüüd juba me tajume, kui pime võib olla pime. Juba siin läksid õhtul koju, kui tänavavalgustust ei ole, no täiesti. Ja äkki kogu päev, terve päev ei ole ainult see, et ma võtan lambi kätte, vaid ta teeb sellest ööst pimedast ajast hommiku. Tegelikult. See on tema looming, ta ütleb seda oma sõnas. Aga see on loomulik, see on nii loomulik, nii käibki, nii peabki iga kord olema. Ta pimendab päeva ööks. Tagasi läheb jälle, öö ja päev. Tundub, et pimedus on vist varem magada. Kes kutsub mereveed ja valab need maa peale, issand on tema nimi. See on tema, kes laseb tulla hukatuse tugevale ja toob hävingu kindlale linnale. Tema, ma loen 8. uuesti, vaata, mida ta kõik on loenud peale selle sõela ja vardatähed on ta teinud, siis ta teeb pimeduse valguseks. Ja siis valgus jälle, kui vaja on, siis tuleb hommiku jälle pimedus. 10. salm. Nad vihkavad noomijat väravas ja põlgavad seda, kes räägib tõtt. Kas te tõstate viletsale renti või võtate temalt viljamaksu, siis juhtub teiega nõnda, kuigi te ehitate tahutud kividest kodasid ja ei ela neis teie, kuid te istutate toredaid viinamägesid ja joo nende veini teie. Sul võivad olla suured plaanid, suured visioonid, teed suuri asju ja siis, mis sul tuli, et sõrme üles tõstsid? Ei, ma vaatan seda lihtsalt sõrme otsast ilma. Sa mõtlesid. Et sa mida nii tähtsalt tahtsid nagu öelda, et tõstis sõrme üles. Ehitatav edu ja Jumal annab selle enda rahvale allelu. Jah, just täpselt. Jumal tegelikult teab küll, et meil on üleastumisi. Neil, ennem kui me oleme patused, oli meil üleastumisi. Ja need võisid olla väga suured, nagu 12 salm räägib. Te kiusate taga õiget ja võtate altke maksu ja tõukate vaesed väravas kõrvale. Selle pärast vaikib mõistlik niisugusel ajal, sest see on kuri aeg. Vahest, kui ära mine kurjaga kaasa, ole siis parem vait. Kui kõik on ümberringi niivõrd negatiivselt meelest, ära mine sellega ometi kaasa. Ta ütleb ikkagi, otsige head 14 salm, aga mitte kurja, et te jääksite elama. Siis on teiega issand, vägede Jumal, nõnda nagu te ütlete. Ta ütleb ikkagi, et vihake kurja ja armastage head, pange väravas kehtima õigus. Väravas on tegelikult seal, kus te elate, seal pange kehtima. Kui teie teha on midagi, siis te saate õiguse kehtima panna. Vägede Jumal annab siiski armu Joosepi jäägile. No see on tegelikult Jumala rahva jääk, et ta annab meile armu, ta on meiega kaasas. Edasi ma siit ei loeks, edasi, kui sa tahad, loed kodus siit edasi. See on imelised mõtted Jumala suurusest ja võimsusest ja vägevusest. Et tead, ma ei tea, kas sina oled, mina olen küll mõelnud nii. Ja võib-olla nüüd enam mitte, aga siis ma tunnen seda mõtet endaga olevat. Ja siis läheb natuke mööda, ma nagu teadvustan endale, see ei ole tõde. Me arvame vahel, et Jumal on meie peale vihane.
oled sa niisugust mõtet tundnud? Jaa. Nii. Ja siis me mõtleme, mille pärast, eks ole. Kas ma ei ole piisavalt produktiivne, piisavalt võimekas, kas ma tean kõike, kas ma kõik olen ära teinud, mis ma tean, kas ma olen seda teist pool, kõik me mõtleme, mis siis see produktiivsus on, mis ma teinud olen, eks ju. Aga see, et sa lihtsalt olemas oled, kas sa selle peale ei ole mõelnud, et meid ta nimetab oma poegadeks ja veel ta ütleb, ta ei räägi ju tegelikult, ta ütleb koguduse kohta, et kogudus on pruut ja Jeesus Kristus on tema peigmees ja Paulus, kui ta räägib oma nendes kirjades, ta räägib naisest, mitte naisest ja tema abikast, vaid räägib naisest selles mõttes, et ta räägib kirikust ja Kristusest. Olete ju lugenud, teate seda, eks ju? Nii. Jeesus ei astu kõrvale, et midagi halba sa oled teinud, vaid vahel astub ta kõrvale, sest sa pead valmistuma ka selleks, kui tema lähedalolu tunne ei ole nii suur või vahel on see, et sul on vaja lihtsalt uskuda, et ta on sinuga, sest piibel selges eesti keeles ütleb. Kes on eesti keelt lugenud, kes loeb inglise keelt või vene keelt, seal on täpselt samamoodi öelnud. Tema on sinuga maailma ajast otse, tema sind maha ei jäta. Kui keegi üldse kedagi maha jätab, siis see on kes? Sina ja mina. Inimene, just täpselt, inimene jätab kedagi maha. Niisiis, ma toon ühe näite. Mina ei ole seda ise kuidagi selle peale tulnud, aga ma seda, see nagu keegi rääkis sellest ja see teadvustus on mees, minule sai küll mõistetavaks. Teate, piibel räägib väga selgelt, siis kui naisel on tsükkel, siis on teatud aeg, kus ta veritseb ja siis ära mine oma naise ligi. Tead ju seda piiblis, eks? Nii, tähendab, tulebki hoida ennast eemale. Aga siis tuleb jälle, see on nagu tsükkel. Ja pärast seda tuleb ovulatsiooniks, siis ta on ääretult viljakas. On ju? See on jälle tsükkel. Tihti ma mõtlen, ei tea, kus ma vilja kannan, ei tea, kus mul see vili on. Kõik omal ajal. Niisiis, meid valmistatakse, me õpime ja ei ole midagi valesti selles. Kujutad ette, millega siis on meid nüüd karistatud, et meil on tsükkel. Ei ole, see on niimoodi kuidagi toimib see. Niimoodi on võimalik elu tuua ilmale. Hämmastav, eks ju? Et ühel toimub teistmoodi, teisel teistmoodi. Ometi, kui sa ei tunne seda Jumala lähedust ja soojust ja sükest tasast sosinat oma sees, mis sa varem mingi aeg tundsid, tead, ta eraldub ja see on võrreldav tõesti sellega, et siis tuleb, kui ta jälle tuleb su lähedale, siis on see evolutsioon ja meil on väga viljakad. Nüüd on see jumalik kõnetus. See aitab meil, kui Jumal on meid kõnetanud, siis see aeg aitab meid neid kõrbaegu, raskeid aegu üle elada, kui me ei tunne seda tema suurt lähedust. Näiteks ladina keeles on niisugune sõna nagu pidivina. See on mõtiskluspalves. Eesti keeles ma ei saa seda kuidagi teistmoodi tõlkida, niimoodi aga see on nagu niisugune, et sa ei saa seda endale taotleda. Vaata, ma võin öelda, et kui Jumal mind ei kõneta, siis just kui ma peaks selleks midagi, ma olen midagi valesti, ma olen kuskil süüdi, midagi on ära jäänud, milleski kogu otsin, mis ma teha saaks. Oi, ups, jälle jäi see tegemata, teine tegemata. Kuule, kuidas sa suhtud oma lastesse, kellel on lapsed? Kui ta midagi jätab tegemata, siis sa ütled talle lihtsalt, kuule, vaata, sa pidid selle ära, sa lubasid selle ära teha. Tuletad meelde lihtsalt. Ja mis see siis on? Oled 3 kuud ta peale vihane, keerad selja või? Võtad toidult maha või? Viskad uksest välja, ela nüüd tänaval, 3 kuu pärast saad koju tagasi. Ei suhtu ju niimoodi. Aga kuidas me oleme selle enda sisse võtnud, et meie arvame, et me oleme kogu millestki süüdi? Äkki on see kuskilt mujalt? Ei, teised on süüdi. Teised on ka süüdi, ja teised on ka veel süüdi, ja väga õige. Et tegelikult ma ütlen sulle, ma selgitan sulle natuke ka, mis ma selle all mõtlen.
teate, me omame niisugust asju, me oskame palvetada, palve on suhe Jumalaga. On olemas meditatiivne palve, on olemas anumise palve, lihtsalt üks palve on üks praktika. Ja siis on olemas see 4. kategooria, mõtisklev praktika. Seal on see, kui sa Jumalaga vestled, ma ei tea, kas keegi on seda tajunud, see ei ole ainult see, et ma muudkui räägin oma asjad, kõik räägin ära, kõik on nimekirja ära lugenud ja siis plaks, piibel kinni, asi lõpetatud. Aga äkki alustaks sellest ka vahel ja see tekib, kui sa oled palveta inimene, see tekib, ma kuulan, mis Jumal mulle räägib. Ma võib-olla tõesti teen võib-olla mingit, kuulan meloodiat taustaks või lihtsalt laulan mingit viisi ja loen Jumala sõna, uurin seda. Nii et seda sa ei pea isegi selle poole püüdlema, mis asi on mõtisklev palve, sest sa ei suuda seda saavutada mitte ühegi teoga, mitte ühegi pingutusega, mitte ühegi distsipliiniga, vaid ma ütlen sulle nüüd vastuseks. See on Jumala and, mis antakse sulle palves. Ükskõik kui suur või väike palvetaja sa oled, see on and, mis sulle antakse palves ja see on üks sügavam palve, see on arenev palve, mõtisklev palve, see on aeg, kui hakkad palvetama, loed sõna, kuulatad, mõtiskled, tähenduse üle sõna, aeg lendab siis nii, et sa ei saagi aru, arvasid, et oi, ma hakkasin hommikul piibliga tegelema ja nüüd on juba peale lõuna käes ja ma poleks nagu midagi veel, Tegelikult see ongi see koht, kus me astume välja selle maailma raamidest ja reaalsusest sinna Jumala olemisse. Jumal on igavene, meie ei ole veel. Aga kui me astume niimoodi tema igavikku juba maa peal seda tajudes, seda omades, siis kasutades ükskõik erinevaid palvepraktikaid, sa oled selle sõnaga, praktiseerid seda oma igapäevaelus, mõtled selle sõna oma ellu reaalsuseks, kasutad sõna kui allikana oma tegude, otsuste tegemisel ja siis sa jõuad sinna mõtiskleva palveni, see on üks vorm ja siis sinust saab ka see, et sa kuulad rohkem, mida Jumal sulle räägib. See ei tule niimoodi plaksust. Ma mäletan, ma olin noor kristlane, ma hästi tihedasti kuulsin Jumalat kogu aeg. Ja siis ühel hetkel meil oli siin sees üks laager, siis oli need suveseminarid, mis käisid, vaata, ja äkki ühe korraga, ma olin nii kogu aeg tema juhitud, aga Jumal ütlebki, ta oma lapsi alguses ikka väga õpetab ja pärast, kuule, lubab sulle endal, ega sa võid siis ka ise otsustada, aga vaata, siis on kuidagi see, et ta õpetab sind ka targalt otsustama ja mõtlema ka siis, kui tema lähedal olu ja tema kõnetus ei ole. See ei ole nii, et Jumal kogu aeg, astu nüüd paremale, ei kullakene, täna siin on, ma ütlen sulle juba ette, ma profeteerin sulle kallikene, siin on üks veeloik. Kuule, sa näed ju seda veeloiku. Kui sa oled nägija inimene, sa ju näed seda. Muidugi, kui sa vaatad taevasse, võid sisse astuda, juhtub ikka, pole ka probleem suur, eks ju. Aga ma räägin selles mõttes, et Jumal ei kõneta sind igas aspekt, sa oled vana kristlane, ei ole nii, et oi, mõni annab tunnistuse, kuidas Jumal seda, mind on tõesti Jumal ka mingi aeg täiesti niimoodi kandnud, et ma kõndisin oma teed ja muudkui aga rääkisin temaga kõigist asjust. Aga ma olen aru saanud, et praegu, kui ma olen vana kristlane, mul tuleb küsida. Ma küsin teatud asjade kohta, ütle mulle. Mis sa sellest arvad? Kas sul on täna mulle midagi öelda? Püha vaim, mida sa mulle täna tahaksid öelda Jumala sõnast? Ma mäletan ühel eile või üleeile hommikul. Ma küsin, üleeile. See on hästi oluline fakt, mis päevas oli. Ja. Ei ole tegelikult. Kõike teada. Ja, ja siis ma ütlen, et enne magama jäämist, püha vaim, kas sul on mulle midagi öelda? Mida sa ütled mulle näiteks tänasest Jumala sõnast? Ja ütleb mulle niimoodi. Tead, ma olen sinuga hommikul ja öösel. Ma olen sinuga päeval ja hämaras. Ma olen sinuga tuules ja päikeses. Ma olen sinuga talvel ja suvel. Ma olen sinuga hämaras ja ma olen sinuga... ja siis, kui ta rääkis, ma ei suutnud isegi seda meelde jätta. See oli nii magus. See oli lihtsalt nii magus, sest piibel, sa tead, kuidas ta ütleb, eks ole, et ma olen sinuga, ma ei jäta sind iialgi maha. Aga ta ütles mulle nagu seda, ja küll ma vajasin, küllap ma vajasin seda,
aga see tuli nagu vastus selle, et ma küsisin. Me justkui peaksime küsima, meil on vestlus. Ei ole, ja vahel on ka vaja kuulata. Vaata, see on ka see, et suhtluses. Oi, et ma ometi midagi valesti ei ütleks. Aga võib-olla palve on selles, et kuule, rääkige asjad sirgeks, rääkige nendest asjadest. Et rääkige, sest me ju võime vahest, ma ei tea, nagu öeldakse, eile oli selles etenduses, oli väga huvitav võrdlus, eks ole, kuidas inimene, kuigi see oli, jah, ma ei taha sinna teatri peale minna, aga siuke tunne, et me võime vahest, nagu öeldakse, no lihtsalt, no kui sa hakkad, mõni on niivõrd edukas õpilane, eks ole, ta omab teadmisi ja teda huvitab ja teine laps seal samas kõrval, teda absoluutselt ei huvita see tippmatemaatika, teda astrofüüsika absoluutselt ei huvita. Tal on teised huvid. Kas me peame siis ennast sättima selle astrofüüsika huvi kõrvale ja siis tunneme, et ma ei ole mitte midagi väärt. Mulle üldse ei huvita füüsika. Vaevalt sain koolis 3. Mina. Jah, aga füüsika muideks täiesti toimib minu peal. Täiesti maa külge tõmbejuba. Igal hommikul kõnnin ja olen kinni maa küljes. Ma kukkusin ka. Jah, sa kujutate, et selleks ma ei pea omama mingit erilist kategooriat, aga tead, oleme need, kes me oleme. Ja kui ta ütleb meie kohta niimoodi, et me astume välja nendest maailma või need maisest, me oleme mõtisklev palve, tegelikult see ei ole minu, ma ei ole loendanud neid välja, ma ei ole konkordantsist ka niimoodi järjest lugenud, aga ühest kohast lugesin, et mõtisklev palve on kuulata ja siis palvetada. Seda on Piiblis 250 korda. Sõna palve ja paast on ka 250 korda. Nii et palve sõnumit on 500 korda. Ja see on kõige enam Piiblis ära nimetatud vaimne praktika. Nii et Piiblis on väga palju näiteid pühendunud palvetajatest ja see, kuidas Jumal jagab nendega oma mõtteid. Ma just ennem nimetasin siin Moosest, et ta annab sulle taevalist tarkust ja plaane, mida ta teeb ja plaanib teha. Vabandust, ma ajasin segamini. Ma ladinakeelsed sõnad on segamini, aga ma arvan, et see ei muuda teile midagi. Nii et see on see sama sõna on aeglane, mõtisklus on siis aeglane, pühendunud Jumala sõna lugemine, uurimine, mõtisklemine Jumala ees. Lubame Jumalal rääkida meie vaimu ja täita see valgusega. See on suhtlus vaimu ja vaimu vahel. Kas te nüüd saate aru? Üks vaim suhtleb teise vaimuga. Kui Jumal suhtleb meiega, ta ei suhtle meie lihaga. Kuigi see puudutab meie liha. Meie vaim on selle liha sees. On ju? Jah, hinge puudutab ka just täpselt. Kõige sügavam meie olemusega ja me teame, sina tead, mina tean, et see on kõige sügavama või see on täiel määral Jumala poolt inspireeritud on Jumala sõna, mis Piiblis on kirjas, eks ju? Seega me lubame sõna kaudu Jumalale endaga rääkida, selle sama sõna kaudu ka veel. Ja see sõna tuli Jumala enda käest prohvetite kaudu juba Vanas Testamendis. See panid kirja mineviku prohvetid ja apostlid. Seega ma usun, et me oleme hakanud mõtisklema. See sõna, sellest on meil olnud juttu, et Jumala sõna on elav sõna. Tõhus, elav. Ta ütleb lausa 2-teraline mõõk. Ja kui see siseneb mu ellu, siis ta annab meile elu. Nii. Aga miks me ei usu seda? Miks me seda ei usu ikka veel? Ikka tuleb neid hetki, et me usume seda negatiivset rohkem. Keegi tuleb müüki, nemad võiks ju selle lihtsalt üle õla visata, tead nagu rätiku, ütles midagi, ütles. Vahel saad ja vahel ei saa. Johannese 6:30, siis ütles Jeesus neile, tõesti, ma ütlen teile, ei andnud Mooses teile leiba taevast. Aga mida ta ometigi, mida antis, see tuli ju, ta ütleb, Mooses ei andnud teile leiba taevast. See tuli ju seal kõrbes, tuli ju Jumal enda käest, see manna tuli ju Jumal, Jumal saatis, eks ju. Aga siin öeldakse, ei tulnud Mooses, see Johannese 6:32,
et ei andnud Mooses teile leiba taevast, vaid minu isa annab teile tõelist leiba taevast. Ma arvan, et see on võrreldav sellega, et see maineleib on meil ka lubatud. See maineleib on ka meil isegi, et me anna meile igapäevast leiba, eks ole, iga päev. Aga see taevane leib, meie elu on täis valgust. Ja me oleme ise, ka Piibel ütleb väga selgelt, me oleme valguseks maailmas. Ja siis me jälle arvame, oi, ma olen niisugune luuser ja minul ei tule see välja. Jumal, iga kord, kui me hakkame Jumala poole palvetama, teate, kuidas me palvetame? Me tahame näiteks autot ja siis me ütleme, no Jumal, palun anna andeks. Siis me tahame näiteks teeb, Jumal, anna meile andeks, aga ma tahaks terve olla. Ja siis mul oleks vaja uut diivanit. Jumal, palun anna andeks, ja ma räägin sulle oma diivanist. Miks me iga kord talle niimoodi andeks anna iga poole, mida ta andeks peab andma, et sa tahad diivanit või autot või? Sa ei tohi tahta või? Ma ei tea, miks nii teha. Aga oled sa ise teinud või ei ole sulle see? Kunagi olen. Mina olen ka nii teinud. Kõigepealt, aga palun vabandust, mille eest? Et ma üldse julgen küsida. Jah, just, et ma hakkan nagu isaga rääkima, mõtled, ta on minu isa, ta on muidugi taevane isa. Ma hakkan isaga rääkima ja siis ma hakkan niimoodi. Nii et Piibel räägib väga selgelt, et te olete minu sõbrad. Ja kõik, mis ma isalt kuulsid, ma annan ka teile teada. Tema kutse oma õpilastele oli tegelikult armastuse kutse. Ei olnud see, tulge, järgige mind ja kui te järgi, surma teie surrete. Ta ütleb, tule järgi mind, ma räägin sulle, mis minu isa annab. See on usaldav kuulekus Jumala sõnale. Sest kui sa seda sõna, see on elav sõna, see toimib sinu elus. Kui sa sõna praktiseerid, mõtiskled selle üle, siis see on valguseks sulle. Jumal vaatab meie peale ja igatseb meie vastu armastust. Ja teate, Jeesus andis ka oma elu meie eest, mitte sellepärast, et isa ütles, et sa tead. Vaid nad olid perekond. Tead, üks kõige suurem suhe on perekonna suhe. Sa oled meie oma. Ja kas te ei mäleta, et me oleme lepitatud Jumalaga, meil on perekondlik suhe. Sa oled eelistatud sellepärast, et sa kuulud perekonda. Me järgime teda, sest me usaldame Jumalat. Jumal vaatab meie peale, igatseb ja nii suur ja kindel on ja tugev on tema armastus. Ta teadis, et juhtub ikka, et me vahel eksime. Aga ta andis meile isegi Anni. Ta üldse ei küsinud, kuule, me siin tead, nagu laste muinasjutus on, et loomadele anti sabad, et andis üks port sabasid, igaüks võtke, mis juhtus. Oi, mul jäi pisike jupikene. Ei ole niimoodi, küllap ta teadis, mis ta sulle andis. Ja tead, olete veel üks huvitav asi on. Eesti keeles meie Piiblis on kirjutatud Abba, isa. Mina ei ole kunagi nii palvetanud. Aga mul on üks niisugune tore lugu, Sergei Lukjanovi näide. Ja ma mäletan, kui ma seda esimest korda kuulsin, kui ta seda rääkis. Ta on seda mitmes oma jutluses rääkinud. Aga kui ta seda rääkis, siis ma ühe asja, mida ma sealt küll ära tundsin, et üks hetk oma elus, kui mina palvetasin, minu palve asend oli umbes niimoodi, et teil ei olnud niimoodi, jah? Aivu ei vaatagi praegu, aga sest pole ka midagi. Et ühesõnaga, niisugune tunne, et sa oled nii pühendunud, et siin ei ole võimalik saada ei reumat ega kimarööd, sest sa oled nii välja sirutatud. Niimoodi tead, nii pühendunud. Ma ei tea, üks aeg oli mul siuke, tead, ma ei tea. Ja siis, kuidas ta nimetab seal, siis ma mõtlesin, tead, see jõudis mulle nagu kuidagi, miks ma seda tegin? Miks see oli nii? Ma tean, kui ma Jumala juurde tulin, mul ei olnud üldse mingit sellest, kui ma sain tast aru, kui ma sain, et ta on Jumal, siis mina võisin südamerahuga istuda oma toas diivani nurgas, käpuli maas üldsegi mitte, siis ma tean, kui palvemajas kõik memmekesed hakkasid sinna kilinal, kuidagi tead käpuli minema ja et saaks ometi põlvili ja pikkide vahel ja pärast ei saa püsti, siis aita terve joru neid tädikesi püsti, sest ma olin kõige noorem see hetk seal ja kõige... Siis kukkusid pingid ümber. Ei no ja seda võis ka juhtuda. Aga ma mõtlen, et kui see on sulle raske, kas see on eesmärk iseenesest, ainult nii Jumal kuuleb su palvet, eks ju. Aga arusaamine selline. Jaa, et kuskilt me oleme selle õppinud, aga kas kuskil on see ka kirjas? Aga võib-olla see on ainuke tema alandumise märk. Aga võib-olla ei anna see midagi juurde, kui sa põlvele meelega haiget teed või palu teed. Aga Piiblis on ju põlvitada või midagi. Jaa, aga kui mul on see niivõrd valus, kas siis Jumal on see isa?
ma ei kuule täna su palveid, ole põlvili ja alles siis räägid mulle, mida sa lõunaks süüa tahad. Miks me oleme omale ise teinud nii palju reegleid? Tead, ma arvan, et võib-olla see on... Me arvame, et me oleme madalam kui muru. Jah, just täpselt. Madalam kui muru. Tuhk ja põrm, jumal. Tuhk ja põrm. Oi, saaks täna ammeti süüa. Korra olen veel niisuguses asendis. Ja siis see Sergei lugu nüüd. Ja temal oli jälle komme, ta oli kuskil konverentsil ja kuskil hotellis ööbis. Mul see nimi pole meeles, just hotellis see oli. Ja siis ta saab äkki tungiva kutse, sa pead palvesse minema. Ja siis ta läks oma sinna tuppa palvesse ja täpselt samamoodi. Ja nii hästi pühendunult ja siis appa isa. Vene keeles oli oota, kuidas see, ma ütleks äkki ma kirjutasin omal see, kus Ava oči, jah. Vaat vene keeles on ava oči, meil on apa isa. Ava oči. Ja siis ava oči. Ja siis äkki kõlab kõva hääl. Ütle mulle, kallis isa. No, daragoi papučka. Ütle mulle niimoodi, eks ole. Kallis isa. Ja ta ütleb, hakkas uuesti. Appa, ise ta ei teadnud, mis see ava otsi on, ega mitte midagi, aga millegi pärast piiblist lugenud ja tuleb järgi teha, mis et sa aru ei saa. Ja siis jälle kõva hääl ja siis lausa tõmmati ta käsi niimoodi alla füüsiliselt. Ütle mulle, kallis isake. Ta ütleb, vaat kus jumal ei luba nüüd palvetada ka veel. Ja siis... Mul on kõik ära õpitud. Jah, mul kõik ära õpitud. See luuletus mul vähe õpitud. Nüüd ma seda lasen kõik terve 30 aastat. Impelit palve. Ja siis... No aga Jeesus... Aba otsi. Aba otsi. Ja, sinna me jõud. Ja tead sa, ja siis ta ütleb niimoodi, et ja siis ta mõtles, no mis veiderdamine siin siis nüüd niimoodi on ja... Aga tegelikult tuli tal see mõte ka veel, et ta mõtles, et... Oota, ma olin siin, mul oli, et tema ütles üks sõna, mis sentimentaalsusega ma siin tegelen. Eks ole, pani ukse lukku, tead, et mine tea ikka. Mehe moodi ikka ei saa ju niimoodi lihtsalt teha. Ja siis ta ütles, ebale see niimoodi, ja siis ütles, kallis isake, ta ütles, kui raske tal oli seda öelda, et ta oli, ja siis ta ütles nii, tema see tunnistus oli, tead, et vaimus keegi haaras temast kinni, keerutas teda, ütles ja sellest kõigest oli nii palju kirge ja ta ütles, ma ei teadnudki, et Jumal võib olla kirglik. Ta ütles, sa oled minu poeg, ma armastan sind, nii väga ma armastan sind. Ja siis ta ütles, ja siis tuli minu sisse niisugune ime, ma oleks nagu kõige imelisem leiutis. Vaata, kui Jumal kõnetab teid, siis ta julgustab niimoodi su sisemust. Et kui keegi ütleb näiteks, et sa oled nüüd küll teinud pattu, nii nagu Taavet tegigi pattu ja ta teadis ja teised teadsid, aga ta usaldas ikka oma Jumalat. Ja ta teadis, kelle poole ta siis pöördub ka, kui ta on pattu teinud. Ta ütles, Jumal oli õnnelik ja selle kogemuse järel, tead, ta sai niisuguse kogemuse ja ta ikka tunneb. Mingil hetkel, ma olen see tuhk ja põrm, ma olen ikka tuhk. Mingi aeg tuleb see jälle meisse. Isegi kui sa koged neid kogemusi, mõtled, mitte kunagi enam see Sergei Lukjanov mitte kunagi enam ei tunne seda süüdistamist. Tead, see käib kuskilt mujalt tuleb see süüdistaja. Tead, ma ütlen, osaliselt mulle tundub, et see on meie kasvatus, mis meie sees töötab niimoodi. Ja osalt on see ka otsene süüdistaja. Aga semutseda ka ei tohi. See on ka jutt olnud. No semutsemine ei ole armastus. Armastuse väljenduses, ja me oleme rääkinud just, et ära mine familiaarseks, eks ole ju. Ära mine nagu familiaarseks selles mõttes, aga ikkagi, kui sa oled oma palvekambris, sa räägid oma isaga, siis ta ütleb, et ma ei teadnudki, et mu Jumal, et see, mida ta koges, oli see, et ta on tõeliselt õnnelik, et ma lihtsalt olemas olen. Tead, aga meil on kuskil seal tagataskus siuke mingi hukka mõistev. Tead, taevane isa ei ole süüdistaja. Sa võid niimoodi endale, sa oled seda kuulnud, ma ütlen täna veel, sa ju tead, et sinu isa, sinu taevane isa töötab Jumalana ja ta on 24 tundi selles ametis. Kogu aeg.
et sina saaksid õiguse, siis tekib niisugune tunne, et sa tead ju, et sina saaksid õiguse, sinust on kahju, sind keegi maha ei löö, nüüd nemad seal oma vahel löödi maha poeg Jeesus, täielik kannibalism, täiesti õudne lugu, on ju? Võib nii mõelda, võib ju nii mõelda täiesti. On ju, muud moodi siis isa maha rauna, see on ikka kõik isa rahustamise pärast. Aga probleem on selles, et me oleme kohtumõistmise seaduse pannud kõrgemale perekonnasuhetes. Ma arvan, et ma hakkan nüüd jutuses kuskile jõudma ka, ennem oli sisse juhatus. Käisid vahepeal ära, mootan lõpuni. No niimoodi mootan lõpuni. Ja, just. Et läänemaailmas on seadused hästi olulised, eks? Ikka reeglid ja seadused ja kujutad ette, kui juhtub niisugune olukord, me oleme vaadanud küll neid muinasjutu filme, et isa on kuningas, aga poeg saadab näiteks oma isa sinna visiidile teise riiki ja temal on kindlasti sellel kuningal või ütleme, mis iganes presidendil on need nõunikud ja kõik, kes tema parem nõunik ja vasak nõunik ja esimene nõunik ja teine ja kolmas nõunik ja siis äkki huvitav, miks mind ei saadetud sinna riiki, miks mind ei saadetud, ma olen ju see varemete poeg. Aga tead, miks see saadeti, sest ta on poeg. Siin ei ole üldse seda, et kas ta on kõige targem, kas ta on kõige ilusam, kas ta on kõige parem suhtleja, kas ta on kõige erudeeritum, kas tal on kraad, kas tal on 34 aastat, nagu öeldakse, surutise all elanud ja alandanud ennast. Ei, vaid ta on poeg. Ta läheb esindab oma isa. See on perekondlik suhe. Nii ma kohe vaatan oma konspekti. Nii, ta omab neid privileege mitte oma teenete, vaid sugulussuhte tõttu. Ja meie teiega saame kõik alguse sellest samast perekonnast. Isa, poeg ja püha vaim on perekond. Ja nüüd meie oleme, sa tead, et me oleme sinna perekonda arvatud. Tead ju seda? Ja. Nii, me oleme sinna perekonda arvatud, me kuulume sinna perekonda ja perekonnas peavad kõik teineteisest lugu, see ei ole nii, et sa pead must lugu pidama. Ei ole ju niimoodi, eks ju, vaid et selles perekonnas peavad kõik, kui ma näiteks räägiksin oma isaga, no ma mõtlen selle lihaliku isaga ütlesin, meie isa, kes sa elad siin meie korteris, vabandage, kas ma tohiks minna teie külmutuskappi ja võtta sealt natuke, ega ma palju ei võta, ma võtan natukese ja siis ülejäänud jagan vaestele. Sa ei räägi oma isaga niimoodi, eks ju? Jah, aga koerukestele hakkab ka purusid laua peal. Ja, no see on koerukesed, sina ei ole koerukesed. Aga need olid paganad, kes olid koerukesed. Need olid paganad, need ei olnud sina. Jälle minu... Ja, just. Perekonnas kõik peavad teineteisest lugu ja see ei ole sunniviisil. Kui isa tuleb töölt koju, ütleb sulle, nii, täna kõik austage mind ja kiitke mind. Kui te mind ei kiida ja austa, siis täna surete kõik. Mitte kuskil Piiblis ei ole öeldud, et kiitke mind, poeg ütleb, kiitke isa. Püha vaim ütleb, kiitke poega, isa ütleb, kiitke minu poega. Mitte ei räägita seda, et tööstab, kiitke mind, ülistage mind, austage mind. Ja muideks ma võin sulle nüüd tohutu paugu panna. Aga Jeesus ei ole mitte kuskil öelnud, et laulge mulle. Mitte kuskil. Ei ole. Laulge mulle hästi, siis saate õnnistatud. Laulge mulle, siis saate finantsilisega. Laulge mulle ilusaid laule hästi kõva häälega ja kogu südamest, siis te saate. Ta ütleb, et Piiblis on väga selge, et ma ei otsi inimeste austust. Mul on isa, kes mind austab. Ja tegelikult on asi niimoodi. Kui me laulame, siis see õnnistus tuleb meini. See taevane, kui me kiidame Jumalat, võt just täpselt nii, kiidan sellepärast, et tahan, sest tean, et tulge minu ette kiituse ja ülistuslauludega. Tehke need väravad kõrgeks oma kiitusega, valmistage mulle teed. Kas ei ole see, et kui me kiidame Jumalat, siis just kui meie saame, oled sa tajunud seda, kui sa kiidad Jumalat, kui imeliselt hea see on? Ja. On ju? See nagu õnnistab sind, see ei ole see, et kiitke mind. Mina olen kunn, ta on nagu nii kunn.
et mõtleme, nüüd saab siis Jumal läheb natuke ometi leebemaks, siis õnnistab meid ja et me ei saa mitte midagi lisada Jumala aukroonile juurde, vaid me võtame seda tema au vastu hoopis. Näiteks roosid. Ütle nüüd, vaata siia minu poole, ütle roosid. Lõhnavad. Ka siis, kui sina seda nuusutamas ei käi. Mina seda nuusutamas ei käi. Nii, nüüd, roos on seal. Imekaunis lill, enamus imetlevad roose ja tõesti. Nii, kui sa mõtled nüüd, roosilooja on Jumal, nii, kui sina nüüd lähed sinna roosi nuusutama. Aga kui sinu nina ei ole seal roosi kohal, vaid on 3 kvartali teemal, mis sa mõtled, see roos ei lõhna siis või? Lõhnab ikka, eks ju? Ja täpselt sama, et Jumal on ikka see sama, kui sina oled kaugele peitu põõsasse pugenud, Jumal on ikka. Ja tegelikult, kui mina lähen selle roosi juurde, nuusutan seda roosi, tead, mina saan õnnistatud. Tohutu kogemus. See on ju nauding. Milline meeldiv lõhn. Ja kuidagi ei oska järgi teha, kõik tunnevad ära roosi lõhna. Eks? Ei ole liilia juurde, liilal hoopis teine lõhn. Kui huvitav, muidugi tänapäeval on aretatud roosiks üldse enam ei lõhna, aga see on aretus. Aga need, mis on hämmastav, võib-olla mõned Jumala loodud ka, mina ei tea, aga igal juhul ilus nemad on ja mul meeldivad nad küll. Nii et tegelikult võiks öelda, Jumal on imeline, võimas, magus, väeline, auline ja kui ma seda ei mõista ja seda ei ütle ja kui sa selle roosile ei ütle, sul on nii ilus lõhn, sa oled nii ilus roos, mis sa mõtled, ta siis ei ole seda, mis ta on. Ta on ikka see sama. Ja ma ütlen sulle ka, tead, sa oled just see sama, mis sa oled. Kõige imelisem, kõige kaunim, kõige igatsetum Jumala poolt, sest Jumal on sind valmistanud. Sa ei saa olla keegi teine. Tihti mõtleme, oleks ma nagu see, mis ta on see, kell on hästi suured juuksed, ütleme mina, oleks ma see, eks ole, niimoodi kõnnin, siis nagu ka seljad mööda mäge tulevad juuksed alla, lohisevad mööda treppi, kui ma kõnnin, kes mida igatseb, eks ju. Mõni jälle igatseb, ma ei tea mida. Jah, vot näed, eks ole, me vahest mõtleme siuke, just nagu tahaks seda, mis minul ei ole, mis teistel on. 1000 teist asja, mis minul on, et ei pea üldse. Niisiis, ma tahan sulle sellega öelda seda, et vaadake, ma alles hiljuti rääkisin teile näidet sellest, et Romeo elas Juulias, Juulia elas Romeos. Aga pange tähele, kui me räägime koguduse pruut, siis Romeo laulis Juuliale laulu seal rõdu all. Nüüd, kui sina lähed rõdule ja sa ei ole kunagi tõdend seda, et Jeesus on rõdu all sul ja mängib kitarri ja laulab sulle, aga ma saan aru, et sa võib-olla, et mõtle nüüd niimoodi, et Jumal on ju sinuga alustanud suhet. Ta tegi ennast sulle teatavaks, ta laulis esimest korda sinu rõdu all, siis kui ta tegi ennast mõistetavaks võrreldes selle aega, kui sa Jumalat ei tundnud. Jeesus tegi ju lunastuse tööd, tema ju lepitas sind isaga. Ja see ei ole see, et Jumal on jõudselt vihane, et nüüd me peame kuidagi Jumalat nagu vaigistama või lepitama või rahustama. Ja muide, ma võin sulle veel ühe uudise panna täna, muidugi sa tead seda, aga ma ütlen sulle ikka, et pääste initsiaator ei ole kunagi olnud sina. Armastuse initsiaator ei ole kunagi olnud sina. See on Jumala algatatud. Poeg ei andnud, isa ei andnud oma poega mitte sellepärast, et tema veri teeb poja või tema veri teeb isa palge lahkemaks ja isa siis rahuneb maha, et las poja veri nüüd voolab. Poeg läks vabatahtlikult, andis oma vere ja oma ihu, et teha meid isaga suhtesse. Ei olnud nii, et tema ei lepitanud mitte Jumalat sinuga, vaid vabandust, just ütlesin valesti, et Jeesus suri, et lepitada Jumalat sinuga. Jaa, just. Mitte sellepärast, et ta oleks nagu vihane, vaid sellepärast, et mäletate, kui rahvas kuulis Jumala võimsusest, kui nad olid selle mäe all, kui Mooses käis rääkimas. Mis tegi? Jumal müristas, Jumal välgutas. Rahvas ütles, me kardame, me ei taha, meil on hirm, me ei taha.
hirmuga, tead. Mine Mooses, sina räägi temaga, tule pärast räägi meile ka. Meie ei taha seda, see on nii hirmus Jumal, see on nii kool. Aga see on Jumala üks olemine. Nüüd Jumal tahtis inimesele kuidagi, aga Jumal on suur, võimas, vägev. No ei saa, noh. Aga nüüd Jeesus lepitas Jumala, et meil oleks ligipääs, anti püha vaim. Ja nüüd ei ole ka mitte niimoodi, eks ole, et nüüd kui me mõtleme, no palves on üks tarkus meil ka. Ma palun Jeesuse verd, ma palun Jeesuse verd. Ja siis iga kord, kui ma Jeesuse verd vaatan, Jumal vaatab, tubli poiss, puhas poiss. 3 päeva jättis ütlemata Jeesuse verd minu peale või ole leivamurdmist ka teinud, siis tema pean käe ette panema, nii imelik. Ja siis umbes, et kes siis seal Eedeni aias Jumal ära jooksis? Kas Jumal või? Aadam tegi pattu, põõsasse peitis ära. Ei peitnud ju Jumal ennast ära. Meie peidame ennast ära, kui pattu teeme. Just ennem palvetasime ühe noormehest. Ise teeb pattu, kellega ta tülis on. Oma perest läheb kaugele, et keegi ometi ei näeks, kuidas ta pattu teeb. Tõmbame kõik jehad. Eks ole, et keegi ometi, sest tead, lähedaste ees on häbi, perekonna ees on häbi. Aga Jeesus oli ainus, kes vere kaudu isalt kandis tervenduse ka meile. See oli tema veri, mis tõi meile tervenduse. See kogu inimkond oli nakatatud patu ja surmaga, selle viirusega. Mitte ühtegi ainsat ei ole, Piibel ütleb, mitte ühtegi ainsat ei ole siin maa peal õiget. Me kõik olime patused ja Jumala aust ilma. Ainult ühe inimese veres oli vastumürk. Ja siis, mitte ainult üksinda ta ei lepitanud meid isaga, vaid selles on vastupürk, mis tervendab meid patust ja surmast, tervendab haigusest kogu siin planeedil. Veel ennem, kui me jõuame kuskile mujale siin veel. Jeesuse veri ei olnud, et lepitada isa sinuga, vaid Jeesuse veri oli sinu jaoks, et muuta sind täielikult, sünnitada sind uuesti. Ta ütleb, me oleme uus loodu. Tehke sinust uus loogu ja temal on sellel verel on vägi sind muuta. Nii, oled muga nõus? Ei olnud Jumala jaoks üllatus, ups, Aadam. Kui sa oled Aadam. Kes ennast ära peitis, Jumal või Aadam? Eeva peitis ka, Aadam ka. See ei olnud, Jumal ju teadis, kus nad isegi on. Oi, ups, te olete nii paljad, ups, sul on oks ka veel. Nüüd, no siuke tunne, et nagu me vahest mõtleme nii jaburalt. Ja kui mõni ütleb, pidi see Eeva nüüd küll pattu tegema. Tegelikult inimene läheb Jumalast kaugemale, mitte vastupidi. Jumal on kõik proovinud teha, et olla inimesele lähedal. Ja too aeg, Vana Testamendi ajal, tundub, et näed, Mooses sai vahendajaks olla, aga Jumal tahab isiklikult suhelda iga inimesega. Ja näete, ta tegi selle lepituse. Ta leppis oma perekonnas selle plaani. Ja Jumal lepitas meid endaga. Temal on väga kiriklik armastus sinu vastu. Ja kui sa veel arvad, et igasugune seadus on kõrgem kui perekond ja Jumal on kõrgemal igasugusest seadusest. Ma ei ütle, oi, aga seadus on selline, Jumal, sa pead seda seadust. Ei, ta on Jumal, ta on kõrgemal kui seadus. Ja perekonna suhe on see, mis sind hoiab seal, kus sa oled. Arvesta sellega, sa kuulud perekonda. Sa kuulud kuninglikku perekonda. Ja kui sa tunned vahel, et tõesti Jumal on kaugel või kaugemal, siis mida ütleb sõna? Piibel ütleb, ära jää usaldama, et kui sa juba võtad selle süütunde, aga mõni on võtnud nii, kuidas ma ütlen sulle, ma olen vestelnud inimestega, kui pastor, kui see, kes nõustab inimesi. Sõru, ma räägin ühe inimesega sellest, mis Jumal teeb ja tead, ta kuulab, ütleb, jaa, ma tean seda, jaa, ma usun Jeesust ja järgmine lause. Mis sa nüüd ennast arvad? Ei, ma tegelikult olin ikka väga patune ja teata, ta täpselt sama rongiga läheb edasi. Niuke tunne, et ta nagu ei lasegi enda sisse seda, kes Jumal on. Vaat sellepärast on see, ma mõtisklen ta sõna üle. See sõna ei ole loosungiks mõeldud või vitsakimbuks mõeldud, et sind tahuda ja tampida, vaid see on lohutada, julgustada, tervendada, väestada, anda sulle uusi motiive
ja nüüd ja kui kõige parem näide, mis piiblis on meile jäetud, on kadunud poja lugu. Poeg tuleb koju. Miks ta üldse pikka aega ei tulnud, talle ammu raha otsas. Selleks, et üks juudi poiss jõuaks sigade söötmiskohta seatalitajaks. Ma usun, et tal võis 11, ta võiks olla kojapühki, aga see oli kõige alama amet, mis üldse sai olla ühel juudi poisil. Sigadega koos olla. Ja teate, sead ei andnud talle süüa. See peremees ei tulnud, et kuule, ma annan sigadele körti, ma annan sulle ka ämbriga seda sama körti. Isegi seda ei antud talle. Piibel räägib, ta oli seaga seal ühe küna juures. Ja kujuta ette, kui sa lähed sealt künast võtma, seekord oli eriti, ma ei mäleta, mis päev see oli. Äkki see oli kolmapäev või... Kuulete ikka mind, jah? Jaa. Kas piiblis oli juttu nendest päevadest? Ei olnud. See oli huvi äratamiseks. Et kas see oli kolmapäev või teisipäev, millal see juhtus, kui see poiss seal, see oli ju muutev, see oli väga tähtis päev selle noormehe jaoks. See oli üks muutev päev. Ta läheb, vaatab, et oi, täna on see kõrt sigadel eriti mahlane, oi, mõni kõdrakene isegi paistab sealt, ma olen võtan. Tal ei olnud seal kahvlit, nuga, mitte midagi. Läks samamoodi käpukili ja äkki ühe korraga, tead, kui ta sealt näksib ja sööb, tead, siga vahib talle vastu. Oma need klaasistunud ümmarguste silmadega. Tead, hakkas mõtlema, kuhu ma küll langenud olen. Midagi! Nagu aivu, vaata, sa said vastuse nagu, et peab veel madalamale langema. Ja tüüke tunneb ka, kui ta kadunud poeg, ta pidi veel madalam langema, nüüd on seal sigadega ühe pulga peal. Siga vaatab seale tõtt ja siis tuleb tal selle olukorra peale tuleb tal meelde. Teate, mis hakkab toimuma? Meeleparandusega, milline? Tegelikult, mida ta tegelikult tahtis? Ta süüa. Aga mis ta mõtles? Minu isa kojas on sulastel ka paremad toidud. Oi, minu isa kojas on kõigi jaoks toitu. Sulastel on paremad kui poegade toit, eks ole. Rääkis ju seda. Oli ju meeleparanduse jutt. Aga tegelikult kogu põhjus oli, milles? Süüa tahan. Vene keeles on see sõna. Žrać хочу. Mu meelest on see niisugune jõgida, jah. Just, et õgida tahan. No kui sa nii nälgas oled, siis sa tõesti tahad õgida. Kui sa juba sigadega koos künas oled, õgid seal. Ja siis kujutad ette ja ta hakkab minema koju. Ta mõtleb tee peal kõne välja, meeleparanduskõne, ma arvan. Et ta mõtleb niisuguse kõne välja, et isa, ma ei ole väärt olema su poeg, aga võta mind vähemalt oma sulaseks. Ma ei ole väärt mitte midagi, aga võta mind. Ja kui ta läheb sinna kodule lähemale, ma kuskilt lugesin, et see sõna, mis väljendab isa, ta oli elatanud mees, kui isa hakkas oma pojale vastu jooksma, kui ta nägi teda. Ei olnud ju niimoodi, et sellel kolmapäeval, kui ma isa kodule lähenesin, siis lasi isa valvurid ukse peale tulla. Pani käed puusa ja ma ütlesin sulle poeg, et see eest ei ole sul mingit kasu. Ei olnud ju niimoodi piiblis, eks? Vaid ta jooksis vastu pojale. Piibel ütleb lausa, et ta oli nagu maraton. Ta jooksis hoogsalt talle vastu. Ta oli elatanud mees. Ta nägi oma kadunud poega. Kas ta hakkas talle küsima, poeg, mis sul on? Tead, sa raiskasid raha ära või? Aga poeg mõtles küll terve tee, et kõik raha ma olen pärand, olen ära kulutanud. Nüüd ma ütlen isale, ma olen madalam kui muru. Isa, ma ei ole väärt olla su poeg, las ma olla su sulane su kojas, eks. Mäletate neid jutte, mis väga selgelt räägib? Ja siis kõik on äkki kadunud. Isa jookseb talle vastu. Ja mida poeg mõtleb selle juures? Kuidas on võimalik, et ta mind ikka veel armastab? Kuidas on võimalik, et ta mind ikka veel armastab? Kus tal on see? Kuidas ta saab mind armastada? Ma olen kõik pärandi ära raisanud. Ma tulen nagu viimane jätis. Ta ei teagi, et ma olen sigade talitaja olnud. Ta tuleb kuuega, paneb sõrmuse mulle sõrme. Ta ütleb, mu kadunud poeg on leitud. Niimoodi suhtub ta meisse. Tal on nii kirglik on meie isa. Ja siis me kahtleme, kas ta ei räägi minuga, kas ta räägib minuga. Usu, et ta räägib sinuga. Ja üks fakt on veel, mis ma nagu kuidagi mõtlesin, et kujutad ette. Ennem toimus meeleparandus vajaduse pärast, on ju? Ta tahtis süüa. Sellepärast toimus ka meeleparandus, tal ei olnud teist lahendust. Ja kui ta nüüd nägi isa armastust tema vastu,
siis toimus tegelikult reaalne pääste ja meeleparandus. Reaalne. Ta nägi. Ja nüüd ma tahangi selle eelmiste näidetega ka öelda. Ma tunnen roosi lõhna. Ja see roos on kogu aeg seal olnud. Mina saan õnnistatud roosi lõhnast, sest ta on nii imeline. Jumal on kogu aeg olemas. Kui nõme on vahest kuulda, minul on nüüd juba vana kristlasena nõme kuulda, kõik ütleb, no kus see Jumal on, no mis ta teeb, ma olen kõik oma kätega teinud. Muidugi, sest et käed on Jumal antud. Sind on üldse Jumal loonud. Tead, isegi kui nemad ei mõista seda, siis sina, kes sa oled Jumala laps, pead ära lõpetama selle orvuvaimu, sest see, mis sellel kadunud pojal oli, ehtne orvuvaim. Mis tema meeleparanduse jutluses isal oli? Orvuvaim. Ma pole mitte keegi, ma olen tuhk ja põrm, ma ei ole väärt olema su poeg. Mismoodi sa saad sugulust muuta, mismoodi? Lõikame ümber või? Mõned on proovinud seda teha. Minu meelest on rahveristid lausa. Jumal on sind niimoodi loonud ja tead, ei saa oma armastust võrrelda teiste armastusega. Sul on, ja mina olen aru saanud, võib-olla ma arvan, et ma eksi. Ma ikka hakkasin juba kahtlema, et kuidas ma väljendan ennast. Et kui ma olen piiblit lugenud, siis kogu aeg Jeesus räägib, mina olen teid ennem armastanud. Jumal annab teada, et Jumal on teid ennem armastanud, kui te üldse te tundsite. On ju? Ei ole ju uudis. Ja see, et tema ennem on armastanud, meie jaoks kõik ette valmistanud. Ja nüüd me oleme siin ja mõtleme, Jumal on minust kaugel. Tead, täna on tõesti see päev, mille kohta ütles, et vahel on ka hea ennast valvama panna ja valvamise pühapäev on üks, vahest on hea läbi katsuda, mida ma mõtlen. Ja täna see minu jutluse tugevaim, mis iganes sõna, tahe, soov sulle on, tea, kes sa oled. Teate, perekonna suhetes, meil siin lääneriikides ei ole perekonna suhe üldse nii tähtis. Aga kui sa hakkad Iisraelis vaatama, kui tähtis on perekonna suhe, ma ei tea, kas nüüd enam, aga nii palju, kui me piiblit, kui oluline see minu perekond, minu lapsed, minu perekond, minu perekond, minu perekond, minu perekond. Ja meie kuulume ka perekonda. Ja kui Jeesus tuleb meile järele, siis ta tuleb meile kui pruudile järele ja siis see on üks perekond, mida kogu ehitatakse suuremaks ja suuremaks. Iga päästetu on jälle üks perekonna liige. Tead, ma mõtlen, et kui me teeme selliseid, nagu öeldakse, palves igasuguseid oma rituaale, siis sõna otseses mõttes tead lolli maja. No, aga tead, me teeme seda kõige paremas püüdluses olla Jumalale meeleparand. Me kogu arvame, et me oleme millegiga mööda pandud, aga sa ei ole mitte millegagi mööda pandud. Kujutate, sa käid, kui paljud kristlased käivad kogudustes, käivad kirikus ja kui sa hakkad temaga rääkima, siis ta on kogu millestki süüdi, ta on kogu midagi kuskil läbi kukkunud, ta on kogu aeg, aga mida see Jeesuse veri siis tegi sinule? Äkki sa ei võta vastu seda kingitust, mis sulle on antud? Usu siis seda, et piibel ütleb, et ma maksin oma poja veri voolas sinu eest. Ja see plaan oli ju Jumala plaan. Minu meelest see plaan toimib. Üks asi on veel, miks inimesed ei lähe. Jumal tänatud, et sellel pojal tuli mõistus pähe õieti, aga osa ütleb, et jäängi siia sigadega otsa lahtima või lähe tagasi. See on nagu mingi loll enesuhkus. Võt see ongi. Mul on endal olnud see, et võt nüüd, küll sa nüüd ise kahetsed. Jah. Umbes nagu isa peaks nüüd kahetsemaks olla. Et nüüd sa tunned minust, aga tegelikult see on, isa tunneb kindlasti kahetsust, et sind ei ole ta juures. Kindlasti tunneb kahetsust ja kurbust, et sind ei ole. Aga siuke tunne nagu, et no nüüd sa siis, ei, ma ei anna sulle iialgi andeks, sellepärast, et vaat sa pead tundma seda, et ma ei anna sulle andeks. Aga tegelikult ta ei tunne. Ta ei tunne mitte midagi. Sa pead minema rääkima temaga, et ta saaks tunda. Halleluuja. Ja sellepärast isa me palmagi praegu täna. Issand, me oleme täna sinu ees, sinu tütred ja pojad. Need, keda sa nii kirglikult armastanud oled.
sul on hea meel igaühe üle, kes tuleb sinu kuningriiki. Hea meel ja sind õpetada, juhatada. Mismoodi ta sind juhatab? Oma sõna kaudu. Ta ei pea rääkima erilisi sõnumeid, kui palju hereesiaid on sellest välja kasvanud, et keegi kuskilt sai nägemuse. See nägemus, see unenägu, need peavad olema läbi katsutud Jumala sõnaga. Sellepärast ta ütleb, hoidke mu sõna, pange tallele see enda sisse. Isa, me palume täna, tee meid rõõmsateks kristlasteks. Tee meid rõõmsateks, sest ta ütleb, et rõõm issandas on sinu tugevus. Me ei taha olla kogu aeg need nii kurb, nii raske elu kõik. Ei, me oleme valguseks selle paigale. Me oleme need, kes muudame atmosfääri. Me oleme vahipostil väljas, me koguneme iga pühapäev siia kuulutama Joonasõnad, kurjus ei saaks täielikult selles paigas mõjuda. Jeesuse nimel. Me kuulutame perekondade üle päästet, sest tema on huvitatud meie perekonnast. Tema on väga huvitatud meie perekonnast ja meie perekonna liikmetest. Ja ei ole mitte mingi meie karistus, et nad ei ole veel päästmisel tulnud, vaid neile tuleb see päev. Ma kuulutan, neil tuleb see kolmapäev. Nendele tuleb see kolmapäev Jeesuse Kristuse nimel. Me õnnistame kõiki oma tütreid ja poegi ja abikaasasid, töökollektiivi, kelle juures, kes kellegiga koos töötab, issand, me õnnistame oma naabreid, sugulasi päästega, Jumala kutsega. Et ma tean, et Jumal, sina ei jää hiljaks Jeesuse nimel. Ja palve on see, mis muudab meid. Räägi Jumal meile oma saladusi. Räägi oma tütardele ja poegadele. Me tahame teada su sügavaid mõtteid, sest sa oled nii suursugune ja meile inimestele hoomamata. Ja isa, me palume veel, nii nagu sa ütled oma sõna, mida silm ei ole näinud, mida kõrv ei ole kuulnud, mis pole iialgi inimese südamesse tõusnud, selle on Jumalal valmistanud neile, kes teda armastavad. Me võtame vastu rõõmuga tänase päeva õnnistused. Me võtame vastu tänase päeva küllusega. Me teame, et Jumal tahab meile õnnistada. Jumal tahab meile head. Jumal tahab meile, et me oleksime rõõmsad. Jumal tahab, et me oleksime lihtsalt rõõmsad. Ja me palume seda, aita meil. Igasugune orjameel ja kurbus maha panna. Seda on niigi iseenesest siin elus küllalt. Me tahame olla seal. Sinuga koos. Vaimust tugevad. Valguses valged. Valguses mitte ainult üksinda valged, vaid olla ka valgustajad. Ise valgustatud. Ise, nagu öeldakse, enda sees julge ja valge. Ja et see valgus paistab välja. Aamen.